Härra, kas te tõesti tahate neid 340 000 eurot? Jah. Miks te keeldute 340 eurot saatmast? Miks me sellega lõpuks hakkama saame? Aga kui saadad 340 eurot kontole, siis see tuleb kohe kohale. Võin lunamakse teha, kui sa nii väga tahad. Sa saadad 340 eurot ja saadad kviitungi, ning ongi kõik, nüüd sa keeldud, kuna kui suur on lunaraha. Härra, kui palju te maksta soovite? Vahepeal, näete, meil on palju inimesi. Ära unusta saata tehingu kviitungi fotot, härra, ma sooviksin lõplikku vastust. Sa ei taha neid 340 000 eurot. Nüüd tahad sa oodata, kui palju lunaraha eest maksta. Miks sa aru ei saa? Härra, kui palju te nüüd lunarahaks maksta tahate? Sa ütlesid, et saad lunaraha maksta, aga nüüd saad maksta kui palju? Jah. See ei sobi sulle. Sa ei usalda mind. Sa pead maksma siis 43 eurot riigilõivu. Aga sa ei maksa. Härra, kui palju te soovite vahepeal maksta, need 340 eurot, ja kui teie pangakontol on 340 000 eurot, maksate ülejäänu. Kas sa saad aru, et ma ei saa välismakseid teha ju? Ma ütlesin, et saada vahepeal 200 eurot, ja kui sul on 340 000 eurot, maksad ülejäänu. Sa saad nüüd aru. Aga see ei lähe ju läbi. Olgu, ma teen makse. Aga oodake palun. Kas lunamakse sobib teile? Te peate mind usaldama. Siis. Sest seal on riigilõiv 43 eurot, mille peab tasuma saatja. Me võime selle teha, siis see toimib. Kas olete nõus? Jaa, nii et ma ootan sind. Kui kavatsete makse sooritada, saatke mulle tehingu kviitungi foto. Te siis olete nõus tasuma 43 eurot lunatasu ja usaldate mind.